Kiera, Karoliin, Margit. Siin on nüüd inimesed, kes osalesid eelmisel aastal vabastava hingamise meistriklassil ja külmas vees hingamise retriidil, mis toimub nüüd teist korda Eestis sellel suvehakul 11. kuni 14. juunil. Margit, räägi sina, mis oli sinu jaoks selline eriliselt kirkalt meelde jääv kogemus või läbimurre, mida sa eelmise aasta retriidilt said? No võib-olla ma ei oskagi öelda, kas nüüd oli mingi tohutu läbimurre, aga mulle oli see nädalavahetus oli minu jaoks hästi tore ja võib-olla see oligi mu suve üks parimaid nädalavahetusi, mis ma veetsin teiega koos. Et mis mulle väga meeldis, mulle meeldis väga Chiara soojus, tema õpetus ja Pille lahkus ja selline oskus seda kõike koos hoida. Ja no ma olen ise hingamistööga kokku puutunud juba üle 10 aasta, et mõnes mõttes on alati midagi uut avastada ja ennast tundma õppida on ka ikkagi põnev. Ja no loomulikult ma ei olnud mitte kunagi varem sellises külmas vees, looduslikus veekogus hinganud. Et see kogemus iseenesest oli juba läbimurre minu enda jaoks, et seda üldse teha. Fantastiline. Karoliin, mida sina enda kogemuse kohta ütleksid? Ma toetan Margiti sõnumit väga palju, et tõesti väga toetatud ja soe õhkkond oli kogu selle retriidi vältel. Aga minul on küll meeles mõned kirkad kogemused sellest, nii siis sellest esimesest 2 päevast, kus me hingasime maapinnal, mitte vees. Et see oli väga sügav mees ja naisenergia ühinemine minu südames. Et samuti olen hingamistööga tegelenud ja õppinud ja praktiseerinud juba päris mitmeid aastaid. Ja mingisuguste väga sügavate otste kokkusidumine toimus selle retriidi ajal. Ning külmas vees hingamine oli ka minu jaoks esmakordne kogemus ja ma võib-olla alles tagantjärgi, tegelikult suisa 1,5 aastat hiljem sain teadvuse tasemeni aru, mis tol hetkel toimus. Et see oli väga sügav terviku kogemine, see oli väga sügav ühe väga kindla mustri kogemine ja ma olles hinganud ka soojas vees, siis külma vee hingamine tõi esile võib-olla mõned sellised taipamised, mis just ainult külmas vees hingamise kaudu oli võimalik minuni jõuda. Et tõesti väga-väga eriline kogemus oli. Ja ma lisan siia juurde veel, et tõepoolest, et need 2 esimest päeva, see sissejuhatus ja see Leonard Orri nagu õpetustesse sügavuti sisse minek, et see oli minu jaoks ka hästi-hästi selline avardav ja tõesti ma sain uusi asju teada, et ei ole nii, et ma 10 aastat tegelen hingamisega ja midagi mul õppida ei ole, et on, alati on. Yeah. Wonderful. Suur tänu teile. Pöördun nüüd Chiara poole.